Kutsusime külla endale Joonatani ja Peterseli ja nad on meile valmistanud ühe väikse video. What's up? Nii, me põhimõtteliselt just tulime poest, ostsime šokolaadi, me hakkame küpsiseid kukkima! Oh yeah! Nii, so anyways, we have this Perearst! Oh no! Hallo! Tere, see on perearst. Ja. On niimoodi, et me saime teada, et teil on allergia šokolaadi vastu ja te olete ülekaaluline. Asi on selles, et te peate minema dieedile ja vähem liha ka sööma. Mida? Täitsa pekkis! Mu elu läbi. Kuule! Ma loodan, et see oli aru saada. Oota! Teeme küpsiseid! Teeme küpsiseid! Mul on Bemmil uued kummid. Mul on Bemmil uued kummid. Kukkisime. Ilge. Ja, kupsised. Need on praegu tahjus. Mõtlesime palju apsu juba. See kukib praegu. They're a little bit burnt, but it's okay. Everybody makes mistakes. Oh. Okay, they're päris head. Let's do a taste test. Proovime nende fitness-toitu ning intervjueerime neid. Tervist! Oleme siis siin koos härra Peterseliga ja Joonataniga ja täna me teeme küsitlust nendega. Tere! Esimene küsimus on siis, et millised on maailmas selle sektori juhtivad ettevõtted? Millised on Eestis? Mulle meeldib McDonald's. KFC on. Okei. Sugarburg. Ja Eestis ma tavaliselt käin Baby Backis oma. Sugarburg. Temaga käin Baby Backis. Nii. Järgmine on siis, et millest tuleneb selle sektori peamisest reostus? Et toidutööstuses, mis see reostus tuleb? No, Peamiselt. Pakendist. Pakend. Mul on õliga nagu, vahest õli ka, aga mul on just väike jutt, et kunagi ma töötasin Mäkis, siis ma kunagi varastasin sealt õli kilode viisi, liitrite viisi. Täna natuke puue. Okei. Ei, ma ei tea, ma pole arsti juures näed sellega käinud. Arvan, et mu perearst just helistas, et mu tervis on kõik korras. Võid seal. Milline reostus põhiliselt toidutööstusest tuleb? Ma ei tea, mul ei tule mingit reostust tegelikult. Ma tavaliselt söön kõik toidu ära. Mul on kõik korras. Ja Kui nii võib härra öelda. Petersel? Ei, kui ma jääb sööki üle, siis ma annan sellele. Okei. You know, smart thinking. Milliseid meetmeid on kasutusele võetud, et toidutööstus ökoloogilist jalajälge vähendada? No ma ei tea, nagu on need kõrred on mult ära võetud, et pean neid paberkõisi kasutama, aga need lähevad mul suus katki tavaliselt. Ja mul ka. Nagu te Kas soovivad. te arvate, et see on hea lahendus? Et selles mõttes, et see aitab maailma, aga
kas te arvate, et see on hea lahendus? ma ei tea, ma tavaliselt viskan nagu prügi maha. Ma ei tea, Eestis pole ühtegi kilpkonne. Nüüd ma ei saa neile kõrsi toita. see oli emotsionaalne hetk tuli. Flashback tuli ette. Võta ennast kokku. Suudame seda. Milliseid meetmed kavatsete tulevikus ette võtta, et toidutööstuses ökoloogilist jalajälge vähendada? Vähendada ületootmist. Okei, see on... Et selles mõttes, et mina ei tooda midagi, aga noh, mina tarbin. Ta on obist. Oh, see ei taju, see arv. Ja et ma Armastus käib kõhu kaudu. ringlusvõtte ja taaskasutamise strateegiate rakendusmisega. Mina me ei soovi. No igastahes, no ma tegelikult väga nagu olen juba võtnud paar meedet endale, et ma söön kõik toidu ära ja ma vähendan ületootmist ja mida kõike ma teen. Okei. Et üks selline lisaküsimus, et enne te rääkisite perearstist ja enda tulemustest ja sellest, et tahaks teada, kuidas teie tervisega on ja kas te teete sporti või mingeid selliseid asju? Ma teen sporti kogu aeg. Ma ka. Näha on ju. Ma olen suure koialine. Armastus käib kõhu kaudu. No mu ema ütles mulle alati samamoodi. Mida suurem kõht, seda suurem süda. See oli tänane meie intervjuu koos härra Peterseli ja Joonataniga. Jah. Tšau!